vaatasime Rüntoga üksteisele mitu korda otsa Einite esinemise ajal, kui nad liitasid Tammsaarele, sest just järgmised read on sellelt mehelt. Siin mägi, seal mägi, kaugemal 3, vahemalt kätt 4, paremalt 5 ja nende taga 6, 7 ja veel rohkemgi. Mägedel põllud ja hooned, mägede ümber, nende vahel aina soo, tükati raba, kaetud kidura võserikuga. Nagu me kuulsime Järvamaa müütide looja Tammsaare sõnast, siis tõepoolest sõnaga võib ka luua identiteeti ja kultuuri. Sellel on suur vägi ja kui me mõtleme sellele tagasi, mis see sõna loob, siis see võib meile maalida täiesti ehedaid pilte sellest ajast, kui see autor elas, oli ja tegus. Sellest, missugune on Kesk-Eesti iseloom kunsti kaudu, sellest palume kõnelema härra Andres Eilarti, Maalehe peatoimetaja. Kallid keskeestlased, austatavad maavanemad, daamid ja härrad, tervisega ministril, kes tõenäoliselt on kuskil Tartu maantee peal juba. Mul on erakordselt hea meel siin täna seista, et kes ei tea, olen minagi ju siit bändist pärit. Olen kasvanud, elanud Türil, koolis käinud, mänginud Türi ümbruses, väga kallid paigad mulle ju Järvamaalt jäänud. Mis puudutab Paides, siis just tee peal siia sõites tuli mul meelde, et muide Paides oleme endale teinud veoauto juhtimise load. Pärast sellekordset roolikeeramist ei ole ma rohkem veoautot lähedalt näinud. Kahjuks ei ole luge vaja läinud, aga ehk hoidab see päev. Ma olen aastate jooksul sügavamalt huvi tundnud kunsti vastu ja Eesti kaardistamise vastu. Ja Eesti kaardistamise vastu läbi kunsti, läbi kujutav kunsti. Ja olen teinud selle käigus mõned tähelepanekud. Need tänased tähelepanekud, mida ma näitan võib-olla seinal, et võib-olla mõni intrigeerib. See on võib-olla isegi meelega, tahan meelega intrigeerida, et pahaks pange. Näitan mina, kes on mitu korda tänase päeva jooksul näidatud Eesti kaarti. Ma näitan ka Eesti kaarti. Ma näitan natuke timmitumal kujul, sellisel kujul, mis mulle, ma ei tea öelda, mis mulle sobib, vaid mis minu kogutud materjalide põhjal on kuidagi moodustatud. 2011, 2012 olid need 2 aastat, kui ma sain osa võtta üks autoritest Aavo Koka kõrval selliste raamatute juures nagu Pintslile tõmmatud Eesti ja Pintslile tõmmatud linnad. Sellel eelnes tuhandete piltide, maalide läbikammimist, läbi töötamist, süstematiseerimist, 100 erinevad kunstikollektsioonid. Meie eesmärk oli see, et me saaksime Eestit täies ulatuses näidata ja lugusid jutustada läbi maalide, läbi kujutava kunsti. Ja väga pööraseid avastusi tuli selle käigus välja. 2011 ilmus esimene raamat siis Eesti näol. Selles raamatus ilmus ka see kaart, mis praegu seina peal on. Seal on 150 punast täppi. See Eesti kaardi kontuur võib-olla ei ole liiga hästi näha siin saalis, aga need 150 paika, kus siis kunstnikud on seisnud ja seda kohta maalinud, need katavad kogu kaardi suhteliselt ühtlaselt. Ja 2000, ma korra keeran tagasi, muide, lihtsalt üks remark. Üsna keeruline oli materjali leida Kesk-Eesti kohta.
Nüüd 2012 ilmus pintsliga tõmmatud linnad, seal me siis täpselt sama eesmärgi nimel näitasime 150 erinevat eestlaste jaoks olulist linna terves maailmas. Kaardi peal on kõik Eesti linnad läbi kunstiteoste näidatud, lood juurde jutustatud ja lisaks siis terve ports eestlaste jaoks olulisi linnu maailmas. Ma pean jälle ütlema, et Kesk-Eesti on linnade poolest suhteliselt tihe, kui te vaatate kaarti. Aga materjali kunstnike poolt tehtud maale on vähe, väga vähe. Ja siis ma olen natuke sellist pseudoteadust teinud võib-olla, et olen võtnud selle sama Eesti kaardi ja tõmmanud sinna ruute ja ristkülikuid. Need ruudud ja ristkülikud märgistavad neid kohti Eestis, kus on kunstnikud rohkem käinud. Millised paigad on Eesti kunsti rohkem jäädvustatud? Kesk-Eesti, pean silmas siin Järvamaad ja Raplamaad, on üsna valgvaik. Dramaatiliselt kõlab põud Kesk-Eestis, eks. Et me päris kuivale jääks, siis ma olen mõned pildid välja valinud, mis kõnelevad nendest paikadest siin meie ümber. Mis te arvate, kes selle pildi autor on ja mida selle pildid on kujutatud, millist paika? Kümnesse. Johannes Võõraansu ja tema... pärast räägin täpsemalt. Johannes Võõraansu poolt tehtud Türi motiiv. Võõraansu loominguteel on Türil tõesti selge pikk periood. Nüüd ma pisteliselt küsin veel järgmiste piltide juures, aga siin vihjan juba ette ära, et tegemist on sama autoriga Johannes Võõraansu. Siiamaani on seda motiivi peetud Saaremaamaks, aga on igati alust arvata, et tegemist on ühe Kirna motiiviga. Pargamast hästi palju on juttu, on Marju Koormeister on siin esitanud sellise nägemuse. Mis siin pildil on? Natuke udune tegelikult on selgem. Selle pildi autor on Navitrolla ja Mäorist, õigemini see maastik, mis selle Mäoristi ümber on. Siin on varasemalt ettekannete jooksul on korduvalt toodud välja, et mis see Kesk-Eesti iseloom on, et siis lõputud väljad ja natuke on jah, seal saab astuda sinna metsani. Kes selle pildi autor võiks olla ja mida on kujutatud? Uno Roosvalt ja Kakerda ja Raba. Nüüd selle pildi autor on Tiit Jaanson, kes on muide siin samas linnas sündinud, Paides sündinud, elab ja tegutseb praegu Türil. Ja see on üks Türi motiiv, kuhu ta on haakinud siis erinevaid vanaisalt pärit mälestusi, riideesemeid ja kogu see maal, Assamblaas on otse nimega, on tehtud tema koduukse peal. Tegemist on igasti raske tükiga. Rapla inimesed. Kaido olen pool vastust, eks, et tegemist on John Smithi piltidega, kahe pildiga, eks, et Rapla tõesti ja Kaido Ole, kes ise Raplast pärit on, siis moodustab sellest väljamõeldud autorist ühe poole, teise poole Marko Mäela. Siin on Valdo Rohaka pilt Märjamaa näist, et kõrvetaguse kant. See on muide tehtud parasjagu siis, kui
Ohakas on tuntud või Kütioru sünonüüm. Et Kütiorust kolis 90. alguses ära põhjusel, et Kütioru hakati suurt suusakeskust planeerima ja selline idüll sai otsa ja siis Ohakate perekond kolis just sinna kanti elama, mis on praegu sellel seinal näha. Ütleme, tegemist selle pildi puhul ei ole Järvamaa ega Raplamaaga, aga üsna lähedal. Märt Laarmann ja Kurvja. See on üks põnevam pilt. Kes julgeb pakkuda? Konrad Mägi on vale vastus. Või ütleme pool õige. See on August Jansseni tehtud pilt ja ta on kujutanud siin Lohu nimelist paika. See on väheke varajasem pilt, et sinna see pilt ei ole dateeritud, aga kõik märgid näitavad, et võiks olla sinna umbes 1912, et üsna ammustel aegadel juba tehtud maal. Sellisena on baltisakslased näinud Paidet ja siin on Adamson-Eerik kujutanud üht motiivi või episoodi meie ajaloost, kuidas eestlaste juhid kaugel ajal mitu aega tagasi Paidesse olid minekul ja kogunemas ja siin juba nende samade eestlaste tapmine siin Paides. See on nüüd Lelle kandis tehtud pilt, mis on tehtud spetsiaalselt pilsliga Eesti raamatus, sest nagu ma enne viitasin, et üsna vähe oli Kesk-Eesti kohta materjali ja oli palju selliseid kohti, kuhu oli vaja ekstra pilte autoritelt tellida, et saaks Eesti kaart ühtlaselt lahti jutustatud. Mis see võiks olla? Paide on õige vastus. Mis tänav see on? Pikk tänav, jah. Kes ütleb maja numbri? 36 vist maja numbriga. Tauno Kangro tehtud pastell ka ekstra tehtud, kuna Paide kohta ei ole nii palju materjali. Järva muuseumi inimesed teavad kindlasti isegi veel lähemalt, et palju on üldse Paides kaardistatud läbi kunsti. Ja ma arvan, et nad ise kommenteerivad täpselt sama, et suhteliselt vähe. Mis järeldusi me saaks nüüd selle pisikese tuuri või retke põhjal teha? Et Kesk-Eesti kujutamine kunstis on üsna valge laik. Kuigi kultuuri on siin tihedalt, et ma väga nautisin eelmise esinejaid, et me näeme ja tunneme kõikide keharappudega, kui tihke kultuurist on see maa siin, see Kesk-Eesti. Tõenäoliselt on raske kaardistada Kesk-Eestit seetõttu, et palju on piltide puhul sellist anonüümsust. Alati, kui ma kunstnikuga kokku saan, siis ma ütlen neile, et kuule sõber, et kindlasti maalipöördele, pildipöördele märgi ära, et mis, kus, kes, sellest on sajand hiljem tohutu kasu. Palju pilte on täiesti ei ole võimalik identifitseerida. Osasid on võimalik, et kunstniku käikude, aastate, reiside, stiilide ja nii edasi kaupa on võimalik enam paika panna, aga väga palju pilte jäävad seetõttu anonüümseks. Mis Kesk-Eesti kujutamist kunstis puudutab, siis väga palju pilte on sündinud alles hiljuti, nii-öelda tellimise peale, et sellist aastakümnetit tagust loomingut on suhteliselt vähe. Enne kaardi pealt võib-olla nägime, et linnasid Kesk-Eestis, ma ei pea silmas ainult Paide,
Rapla, Türi. Linnasid Kesk-Eestis tervikuna on suhteliselt palju, suhteliselt tihedasti. Aga kõikide nende linnade puhul torkab silma see, et on väga raske leida sellist materjali maalides, kujutavas kunstis ja tõenäoliselt on üks põhjus see, et tegevkunstnikke selles kandis elab suhteliselt vähe. Inimesed meeldib suurematesse kohtadesse kolida, lähevad sinna õppima või elama, eks. Ja kui me seda ristpilikutega tähistatud kaarti vaatasime, siis sealt torkab ka silma see, et kunstnikud käivad põhiliselt riigiservadesse. See on väga omapärane. Minu jaoks Ääremaa mõiste saab täiesti uue tähenduse minu jaoks. Ja kindlasti on kunstnike jaoks ka see oluline, et oleks palju kupleid ja veesilmasid ja nii edasi, et Kesk-Eesti maastik on selline avar, hästi palju põldu. Ilus, jah. Aga loomingulised inimesed ühelt poolt otsivad ka mitmekesisust. See on valusast öeldud võib-olla. Aga mida siis veel öelda? Mul on ka üks üleskutse. Ja see üleskutse tulemusi on näha varem kui Eesti Vabariik 100. Jäädvustab üheskoos Eesti elu on see üleskutse selline kandev tees. Täpselt samamoodi. Mul on hästi rõõmus meelegi oli kuulda teie üleskutset. Need kaks üleskutset haagia nii hästi omavahel. Me jaanuari keskel Maalehe egiidi all kuulutasime välja Maalehe maal nimelise ma ei tea, kas ta on konkurss on, aga ta on materjali kogumine. See on mitmeosaline projekt, see tipneb näituste, raamatu, lugude sarja, erinevate instrumentidega. See on paar näidet sellest lugude sarjast. Ja see projekti esimeses järgus me kogume täpselt samamoodi inimesed lugusid. Me kutsume üles inimesi saatma meile meid ja eestlasi kõnetavaid, praegu kõnetavaid lugusid inimestest, olukordadest, sündmustest, nii edasi. Need lookused võiksid olla suhteliselt kompaktsed, 500 tähendabki. See on umbes pool lehekülge trükitud teksti. Maaleht.ee on see aadress, mis on spetsiaalselt selle jaoks tehtud. Ja ma eriti tahaks kesk-eestlasi. See kõlab muidugi imelik kesk-eestlane, aga armas ja südamlik. Eriti ma kutsun teid üles, et me saaksime sellise tänast päeva kirjeldava lugude korvi kokku. Aga sellega asi ei piirdu. Me oleme kunstnike liiduga kokku leppinud, et kunstnikud, nimetage nimi, ma arvan, et osaleb selles projektis, et kunstnikud saavad neid lugusid sirvida, nad saavad inspiratsiooni hankida, kui nad soovivad kunstnikud enda käest ideid. See ei ole kohustus, aga see on võimalus nende jaoks. Ja järgmine faas sellest ettevõtmisest on see, et kunstnikud maalivad need lood üles, maalivad Eesti elu üles. 2016-2017 on see ajahorisont. 2017 aasta kevadel on Tallinna kunstihoones üks suurem näitus. 2017 aasta jooksul on kohalikud näitused. Ma väga loodan, ma olen siin samas majas teinud Olav Marani näitus mõned aastad tagasi ja Olavele väga meeldis ja mulle väga meeldis, et miks mitte võiks üks kohalik näitust Kesk-Eesti materjali toimub just siin samas majas. 2017 on tulemas selline väärikas raamat, kus lood ja maalid täiendavad teineteist. Selline üleskutse on mul teile edastada, ma arvan, et see ettevõtmine hõlmab suurt hulka inimesi, ta haarab suurt hulka inimesi ja me saame lõpuks aastakümneteks ja sadadeks
sellise järgmise konverentsi materjali kokku, mille põhjal arutada, et mis on näiteks ühe või teise paiga identiteet. See on natuke see ajaline programm, millest just rääkisin ka seina peal. Ma väga tänan, ma ei ole kella vaadanud, ma loodan, ma jätsin väikse ajavaru ka esinemiste vahel. Suur tänu!